ehk siis inimene kas oli endast liiga heal arvamusel või reaalselt nagu vaimuhaige. Issand jumal, teate, mul on praegu kananahk sellest loost peal. Ja peale puhkuselt naasmist tuli mu ette, silitas mu kõhtu ja ütles, et oi, sina vist oled küll ainult purksinaast sisse ajanud. Ja nüüd peale seda, kui ma siis ära läksin, seda poodi enam Eestis ei eksisteeri. Tšau, mina olen Kaisa ja sa kuulad Kirstordil podcasti. Ilusat esmaspäeva sulle, kui sa kuulad seda esmaspäeval. Ja kui mitte, siis lihtsalt mõnusat päeva sulle, ükskõik mis päeval sa seda kuulad. Ja täna ootab meid ees siis töödraamade eriepisood. Väga põnev, ma ei ole ise neid lugusid kuulanud, nii et ootan väga suure elevusega. Aga kõigepealt räägiks natukene võitudest. Ja kui sina seda kuulad, siis ma olen kas juba tagasi või tagasi teel Sri Lankalt oma puhkuselt, aga praeguses hetkes ma olen lihtsalt nii õnnelik, et puhkus on tulemas ja just nagu ka selles suhtes puhkus, et ma kavatsen panna selle automaatmeili vastuse, ma ei ole olemas, ma ei ole kättesaadav, ma ei tee tööasju. Ainus tööasi nii-öelda, mida ma teen, on see, et ma vlogin sellel reisil, aga muidu ma saangi lihtsalt lesida, avastada ja tunda vabadust. Et üks minu selle aasta selline eesmärk oli ka see, et ma võtan rohkem etteplaneeritud puhkusi ja tegelikult mõte oli selles, et mitte ainult selliseid reisipuhkusi, vaid ka niisama, et ma lihtsalt otsustan näiteks, et mai lõpus võtan nädalapuhkust, kusjuures see oli enne magama jäämist eile. Mul üks mõte küll, et kuna see oli mu eesmärk, siis ma tegelikult praegu peaksingi juba planeerima, et kuhu ma siis need puhkuse nädalad tahan võtta, et siis ma saan ka oma tööasju paremini planeerida. Ja ma tean, et maikuu mulle väga-väga meeldib, et see on nagu selline Eestis nagu korralik kevadekuu ja nagu see väikene vaheetapp enne suve, kus on juba nagu roheline ja nii mõnus ja värske, kõik on nagu nii reaalselt nagu värskusest pakatav, ehk siis kõik see jutt selleks, et öelda, et ma tahan ilmselt mais puhkust võtta. Varasemalt isegi nendel välismaa puhkustel ma olen nagu mingis mahus nagu tööd teinud või ikka mingitele meilidele vastanud. Kuigi ma muidugi olen üritanud ikkagi nii vähe tööd teha kui võimalik, siis seekord ma tõesti nagu ikka kohe üldse ei taha tööd teha. Ja see on ka mu kõige pikem reis, et varasemalt ma vist kõige pikem on olnud nädalaajane reis, et nüüd see on ikkagi 11 päeva ja ma kavatsen lihtsalt nagu niimoodi nautida. Ehk siis pärast kuulete, kas see ka mul välja tuli, sellepärast et tegelikult mul on natukene selline kahtlus, et kuna ma ei ole kunagi nagu käinud sellisel päris nagu lesimispuhkusel, ma olen alati pigem selliseid aktiivseid puhkusi teinud, kus võib-olla siis nagu on siuke 1-2, võib-olla maksimaalselt 3 päeva, kus ma tõesti nagu minimaalselt midagi teen. Et siis ma ennast teades natuke kahtlen selles, et kui väga ma suudan nagu tõesti lesida, ilma et mul tekiks see tunne, et ma pean midagi tegema. Aga vähemalt ma olen ennast vaimselt üritanud ette valmistada selleks, et ma ei pea midagi tegema. Et kuigi jah, ma tahan seda Sri Lankat avastada ja seal oleks tegelikult kindlasti teha, ma ei tea, rohkem kui 2 nädalat, 3 nädalat terve aeg midagi, et saaks terve aeg avastada, siis me lähme ikkagi Aleksandriaga sinna ka selle mõttega, et päriselt puhata ja ma üritan ka nagu sisestada endale seda, et kui mulle seal meeldib, see ei pea ju olema minu viimane kord seal, et ma ei pea panema endale seda survet, et ma pean kõik asjad seal selle praeguse korraga ära tegema, mis üldse annab teha. Et see on tegelikult minu esimene troopiline puhkus ja juba see, et ma üldse sinna keskkonda lähen, see ongi tegelikult juba nagu väga suur asi ja juba avastus on ju minu jaoks. Ehk siis proovin mitte nagu üle mõelda seda ja pigem olla kohal, lasta kehal puhata, lasta vaimul puhata, tahan raamatuid lugeda ja eks te siis pärast kuulate, kas ka nii läks või kuidas üldse kogu see reis ja see elamus ja kogemus
saavad olema, aga praegu igatahes on suur elevus ja vaikselt hakkan pakkima. Nii et excited! Väike meeldetuletus teile kõigile ka, et kes vaatab YouTube'ist ja ei ole veel subscribe'inud, siis kindlasti vajuta seda subscribe nuppu, et see aitab mind. Ja kui sa kuulad Spotify'st, siis anna sellele podcastile ka hinnang. Et see jällegi aitab kaasa sellele, et Spotify seda podcasti rohkem paiskaks erinevate uute kuulajateni. Nii et hinnangud on täiega teretulnud ja aitäh kõigile, kes on juba oma hinnangu Spotify's andnud. Ja kindlasti tasub jälgida ka Instagramis kirstordilpod. Aga räägime kiirelt ka tänastest toetajatest ja kingitustest. Kõigepealt on siis meil toetajaks Hurmus, kes toob maale sellist brändi nagu Biodroga. Ja mina olen siis Biodroga näohooldustooteid kasutanud juba üle 2 aasta. Ja ma lihtsalt armastan nende näokreemi ja hyaluroonhapet, et sellepärast ka ma ei ole seda kreemi välja vahetanud. See on eriti praegu sellel külmal talvisel ajal minu jaoks selline must have toode. See on siis nende Anti-Age 24-Hour Care Rich kreem. Seda on 2 variandis. Üks on siis lihtsalt 24-Hour Care ja teine on see rich variant ja minul on see rich, sellepärast et mu näonahk on tõesti väga kuiv talvisel ajal ja see on see kreem, mis nagu päriselt niisutab nahka nii, et ma ka hommikuks, kui ma õhtul selle peale panen, ma ka hommikuks tunnen veel seda niisutust. Et hästi mõnus ja hea lõhnaga kreem ka, ei ole nagu liialt tugev lõhn, aga natuke sellist mõnusat lõhna on ka seal juures. Ja siis sama Biodroga brändi poolt kasutan mina ka sellist hyaluroonhappe Skin Boost seerumit. Ka nii mõnusa konsistentsiga, mõnusa tekstuuriga ja selline praegusel ajal must have toode hyaluroonhappe niisutab sügavuti nahka. Et neid 2 ma kasutan tõesti religioosselt igapäevaselt ja ühele häälsõnumi saatjale siis läheb see sama komplektikene neid Biodroga tooteid kingitusena. Ja teiseks toetajaks on meil Heavenly Lemonade. Minul on täna siin grapefruit lemongrass maitseline, mis on jääkülmad lihtsalt imehea. Võiks öelda, et isegi taevaline. Ja üks häälsõnumi saatja võidab siis endale kastitäie oma lemmik maitselist Heavenly Lemonade'i. Ja kolmandaks toetajaks on minu pikaajaline koostööpartner Lidl, kelle poolt siis läheb ühele häälsõnumi saatjale 50-eurone Lidli kinkekaart. Mina teen oma iganädalast toidushoppingut Lidlist ja ma pean ütlema, et see ostukorv on tõesti märgatavalt soodsam kui teistest poodidest. Et mulle meeldib sealt osta väga piimatooteid, juustud on seal soodsamad kui mujal. Ma päris palju oma toitudes kasutan erinevaid juuste, feta juustu, mozzarellat, ma ei tea, riivjuuste. Et neid mulle meeldib sealt osta, ma olen leidnud sealt oma absoluutsed lemmikud, mida ma isegi teistest poodidest ei saagi. Samamoodi meeldib mulle sealt osta puu- ja juurvilju, et ma tõesti ei ole näinud nii heade soodukatega puuvilju, kui ma olen Lidlis näinud. Just ostsin mango -35%-ga, vaarikaid mulle meeldib sealt osta, ma ei tea, rääkimata mingi sibulast ja tomatitest on ju. Et tõesti mega head hinnad ja mis on Lidlis praegu siuke uuem asi on see, et nad teevad siis puu- ja juurvilja päästekotte. See tähendab seda, et kui on mingid ebatäiusliku välimusega puu- ja juurviljad, siis need pannakse ühte paberkotti. See on siis siuke eelkomplekteeritud 3-kilone kott, mis maksab 2 eurot. Et sa saad sealt nagu nii palju erinevaid vilju, millest midagi head valmistada ja see maksab reaalselt ainult 2 eurot. Nii et nendel tasub seal ka silma peal hoida ja kui sa mind Instagramis jälgid, siis ma ka igakuiselt jagan erinevaid retsepte, mida ma valmistan Lidlist ostetud toodetest või siis ka jagan oma mingeid lemmiktooteid just sealt, et päris paljud mu jälgijad on ka juba mulle teada andnud, et tänu minule on ka nemad sealt mingisugused oma lemmikud leidnud. Üks põhiline on siis kohuke, mis on siis siukse valge vaarika glasuuriga. Mega hea kohuke ausalt öeldes, ma praegu sööks seda hea meelega. Aga jaa, Lidli poolt siis kinkekaart. Aga täna ootab meid ees siis selliste draamatöö, tööjuttude episood.
ma pean ütlema, et kuna mina olen nüüd juba üle 3 aasta olnud iseenda tööandja, siis mul nagu selles vallas mingeid põnevaid jutte rääkida ei ole, et kõik oma töödraamad, mis mul on olnud, rääkisin ma ära Taskusõbrannade podcastis, et neid episoode saate siiamaani kuulata. Nii et kui panete otsingusse Taskusõbrannad ja mingi töö, siis ma arvan, et leiate ülesse. Minu arust meil oli isegi mitu mingit taoliste teemadega episoodi ja need olid väga põnevad. Ehk siis jah, mul nagu endal praegu vist mingisuguseid põnevaid lugusid jagada ei ole, et kõik, mis mul viimaste aastate jooksul on olnud, on see, kui võib-olla mõni ettevõte ei maksa õigeaegselt arvet ära, aga pean ütlema, et lõppude lõpuks on kõik arved siiski tasutud saanud, et seda ei ole juhtunud, et mind täiesti üle lastakse, kuigi siin just hiljuti oli ühe ettevõttega sihuke tunne, et kes teab, võib-olla jäängi ilma sellest rahast, kuigi töö on juba tehtud. Aga siiski nii ei läinud. Nii et see on vist jah nagu kõige suurem mure, mis mul on, muidu ma ju töötan üksinda ja ei saa nagu mingisuguseid hõõrdumisi eriti tekkidagi, et ütleme, see kõige negatiivsem aspekt minu töö juures on siis võib-olla sihuke sotsiaalmeedias tagasiside või kommentaarid, mis tulevad, kui need on negatiivsed. Aga seda on mul tegelikult ka ikkagi üsna vähe, et pigem väga toetav jälgijaskond on mul. Nii et üldiselt minul on sellega siin viimastel aastatel väga vedanud. Aga teeme siis otsa lahti. Tere, Kaisa! Esiteks tahtsin öelda, et sul on meeletult äge podcast. Sa ise tundud nii siiras ja armas inimene, et mul on siiralt hea meel, et ma su kunagi YouTube'ist leidsin. Võib-olla siia suhtejuttude vahele kuuluks ära selline tööjuttude segment. Võib-olla kõige naljakamad, kurvemad ja puramad juhtumised, mis on tööl juhtunud. Ja mulle kohe tuli üks meelde, mis on tegelikult otsapidi suhetega seotud. See on siis lugu sellest, kuidas mind ahistas mu töökaaslane. Ja kui see kõlab siin algul väga karmilt, siis tegelikult oli see veidike naljakas ka. Tema oli uus kolleeg ja meie ettevõttel oli jõulupidu ja seal me siis natuke tantsisime, pärast läksime seltskonnaga edasi ja sinna paika see sel hetkel kõik jäi. Mina läksin oma koju, tema läks oma koju, kõik teised läksid, ma eeldan, et kõik läksid oma koju. Aga miskipärast luges tema meie tantsimisest välja midagi muud. Ja küll ta siis kirjutas mulle, kutsus mind igale poole reisile ja ma ei võtnud väga vedu, sest et ma olin alles tuttavaks saanud oma tolleaegse kaaslasega ja mul lihtsalt ei olnud tema vastu mingit sellist huvi. Ta ei olnud minu tüüpi kohe üldse mitte. Aga ta otsustas jätkata ja tegelikult juhtus nii, et üks päev ühel üritusel ta üritas mind ka suubelda. Ja ka sellega see asi ei piirdunud. Ta jätkas ja jätkas ja jätkas, kuni ta hakkas mulle saatma oma dickpic'i ja ta ei saanud aru, et ma ei ole kohe üldse huvitatud. Aga mul ei olnud sel hetkel ka kohe mitte midagi teha, sest et tegu oli minu ülemusega. Noh, mitte küll otsese ülemusega, aga nagu minu otsesest ülemusest veel kõrgema inimesega. Ja ma ei julgenud sellepärast ka mitte kuskile minna. Samas oli see nii naljakas, et üks inimene on nii meeleheitel ja oli kordi, kus ta helistas mulle öö jooksul 50 korda ja ta arvas, et see teeb midagi, kuidagi paneb mind vist temasse armuma või midagi. Ja see oli nii naljakas, aga see oli nii jabur, sest lõpuks hakkas see mind tohutult häirima, kuigi ma olin kõik numbrid blokeerinud ja hääletuks pannud, aga selgus, et kuidagi ikkagi saab ta mulle helistada. Ja tegelikult oli töökõnedeks tööalaselt meil ju vaja ka suhelda. Ja minu jaoks lõppes see siis sellega, et lõpuks mind vallandati. Ma olin tegelikult kogu sellest
loost, pluss kõigist muudest asjadest, pluss sellest, et mul see suhe läks pekki, olin nii stressis, et ja see oli ka väga pingeline töö finantsvaldkonnas. Ma olin nii stressis, et ma võtsin kuuks ajaks haiguslehe ning kui ma tagasi tööle läksin, öeldi mulle, et mind on lahti lastud. Jah. Ma arvan, et tegelik põhjus oli ikkagi see, et ma ei võtnud vedu. Ja tagantjärele ma mõtlen, et ma oleksin pidanud kogu selle looga minema kuskile veel kõrgemale, aga nii on. Ja lõpp hea, kõik hea, ma sain tegelikult veel parema töö, palju kõrgema palgaga ja seal olin ma lõpuks 4 aastat. Ja seal ei ahistanud mind mitte keegi, sest et seal olid väga-väga karmid reeglid selles osas, kuidas oma kolleegidega suhelda tohib ja kuidas ei tohi. Ja seal ei oleks kindlasti sellist asja tolereeritud. Praeguseks hetkeks tean ma seda, et tema on endiselt seal ettevõttes. Tundub, et Facebooki piltide põhjal tundub, et see ajalimiit sai otsa, nii et lõppu ma ei kuulnud. Ma küll oletan, et ta hakkas jõudma sinna, et kas ta on vallaline või suhtes. Ma oletan, et vallaline. Sellepärast, et esiteks mul on nii palju mõtteid kõige selle kohta ja see oligi see voice, millest ma üldse sain inspiratsiooni, et teha kogu see töödraama episood. Ja kõigepealt see on kohe kindlasti nagu natukene vaimselt haige inimene. Kui inimene 50 korda öö jooksul helistab sulle, no isegi 20 korda, isegi 10 korda, siis midagi logiseb. Midagi ei ole korras. Eriti kui sa ei anna märku, et sa oleksid üldse huvitatud, et sa midagi sooviksid. No siis järgmine tase see, et ta saadab oma dickpic'e. No sa ei ole normaalne inimene, kui sa saadad neid ilma, et keegi seda sooviks. Ehk siis inimene kas oli endast liiga heal arvamusel või reaalselt nagu vaimuhaige. Ja okei, ma nüüd liiga willy-nilly võib-olla siin loobin sellist nagu diagnoosi ja ma ei mõtle seda ülimalt tõsiselt, on ju. Ma lihtsalt räägin nii, nagu ma sõbrannadega räägiksin. Et väga haige, minu esimene mõte oli, et kas seal ettevõttes siis ei olnud personaliosakonda. Ma tean, et paljudes väiksemates ettevõtetes ei ole eraldi mingit personali inimestki, et olen isegi sellises ettevõttes töötanud. Aga muidu nagu jah, esimene mõte oleks see, et sihukese asjaga peaks kohe personaliosakonda pöörduma, aga ju siis seda võimalust ei olnud või sa siis tundsid, et see ei ole variant, kuna ta oli siis sinust kõrgemal positsioonil. Nii vastik olukord ja et nagu sind veel lõpuks vallandati, see on tegelikult üldse ju tundub ebaseaduslik. Eks vast nihverdada saab kõiki asju seaduslikuks, aga ütleme, et isegi kui seal ei oleks olnud kogu seda ahistamisteemat ja sind oleks vallandatud sellepärast, et sa võtsid 6 aega puhkust, tegelikult ei tohi inimest ilmselgelt selle eest vallandada. Ehk siis väga-väga ebameeldiv olukord sinu jaoks ja thank God, et sa sealt minema said ja paremasse töökohta, aga õudne. Ja see on nii nagu hirmus minu arust, et siuksed mehed eksisteerivad meie ümber, kes on nii vabalt nõus ennast räigelt peale suruma naistele. Nagu mis su peas toimub? Mitte midagi, mul on tunne, ei toimu seal. Jube. Seda esimest ma olin siis kuulanud juba varem, aga nüüd neid järgnevaid ma ei ole ise ka kuulanud, nii et väga excited. Tšau, Kaisa. Mõtlesin, et räägin sulle ühe oma töödraama loo, mis juhtus juba paar aastat tagasi. Ja see algas niimoodi, et mul oli tööl üks väga lähedane sõbranna. Paneme talle nimeks Anu. Anu oli väga hiljuti oma elukaaslasest lahku läinud ja üsna ruttu hakkas meie meessoost ülemusega sebima. Paneme ta nimeks Priit. Priit oli
nagu päris kena mees ja üliviisakas, naljakas, lahe ja ma arvan, et väga paljudel naistel meie kollektiivis oli ta peale võib-olla mingi crush. Aga Anu ja Priidu suhe hakkas ülikiiresti arenema ja nad kolisid väga ruttu kokku. Ja väga vähesed teadsid üldse nende suhtest. Ja kui nad olid, ma arvan, mingi 2 või 3 nädalat koos elanud, tuli Anu tööle, nägin, et ta oli nagu täiesti teises olekus. Siis ta hakkas minuga ise rääkima, et Priit tuli talle eile kallale, peksis teda, isegi tegi ta koerale minu meelest liiga, tiris juukseid pidi ja tal oli näha ka käte peal sinikaid. Ja see olukord lahenes niimoodi, et naabrid kutsusid politsei ja lahendasid selle olukorra ära. Ja järgmine päev see tüdruk tuli siis tööle ja andis lahkumisavalduse. Ta ise ei tahtnud mitte mingit draamat teha millegipärast. Mõtlesin, ma olin täiesti šokeeritud sellest. Ja sellel samal päeval tööl Priit oli ka ilmselgelt endast väljas, lõhkus seal oma arvuti ära ja täiesti saikar, aga mitte keegi ei teadnud ju, miks nagu selline olukord on ju. Kui see kuu aega nagu hakkas mööduma ja Anu tööaeg siis hakkas läbi saama, ma veel nagu rääkisime temaga sellest olukorrast, et kuidas tal läinud on ja värki, siis me jõudsime koos kokkuleppele, et tegelikult ikkagi peaks personaliosakonnale juhile sellest rääkima, et see tegelikult ei ole okei, et selline mees on suure hulga naiste ülemus. Esiteks, kes hakkab oma alluvaga koos elama ja teiseks veel siis on füüsiliselt ju vägivaldne ka, on ju. Ehk siis ma võtsin oma julguse kokku ja läksin personaliosakonna juhi juurde, rääkisin loo ära, ise seal lahinal nutsin, kuna mulle läks väga hinge see teema. Ja personaliosakonna juht oli ilmselgelt täiesti šokeeritud sellest ja kõige lahedam oli see, et personaliosakonna juht ise üüris enda korterit sellele Priidule, ehk siis ta sai naabritega samuti rääkida ja sai kinnitust minu jutule, et ma ei aja mingit jama talle. Ja järgmine päev see vend oligi vallandatud ja probleem lahendatud, nii et väga crazy. Aitäh sulle! Issand jumal, teate, mul on praegu kananahk sellest loost peal ja mul on nii hea meel, et see lõppes nii, nagu see lõppes. Sest jällegi, nagu kui sa rääkisid seda, ma olin terve aeg mingi, oh my god, nagu ma nii väga tahaks, et töö juures nagu inimesed saaksid teada sellest või vähemalt nagu selles võtmes, et see Priit ei ole normaalne inimene ja et mitte ei pea lahkuma see Anu, vaid see Priit. Ja thank God, et nii läkski. Muidugi sa ei öelnud lõpuks seda, kas siis see Anu jäi tööle või kas ta ikkagi läks ära, kuna lahkumisavaldus oli juba sisse antud. Ühesõnaga, vähemalt see Priit vallandati. Yes! See on nii hea tunne, kui õiglus võidab. Aga appi, kui hirmus olukord. Muidugi jah, ma ei tea. Eks elus juhtub asju ja ma ei saa midagi öelda selle kohta, et ikka võib ju elus päriselt juhtuda, et tekivad siirad tunded ülemuse ja alluva vahel, aga eks see natuke ebameeldiv olukord on just selles mõttes, et kui asjad hapuks lähevad või isegi kui ei lähe, et kas seal on nagu see mingisugune võimupositsiooni teema ja veidi siuke keeruline, aga see, et nad nagu nii kiiresti kokku kolisid ja kui ma peaks midagi positiivset siit leidma, üks asi see positiivne, kuidas see lugu lõppes, aga siis see, et see Priit näitas oma seda tõelist palet ikkagi nii kiiresti ja vähemalt Anu oli nagu piisavalt avatud, et kas või sulle, kes sa selle häälsõnumi saatsid, rääkis sellest ja ma loodan, et ka oma teistele lähedastele inimestele ja et ta siis tuli ka sealt kohe ära, et see ei olnud mingisugune aastate pikkune vägivald. Aga kohutav kogemus muidugi. Õudne ja ma ei saa, mul läheb süda pahaks, kui ma mõtlen selle peale, et mingisugused mehed vägivallatsevad oma naiste kallal, tirivad neid ma ei saa, peksavad. See sõna on juba nagu, kuidas sa lööd naist? Ma ei kujuta ette. Väga crazy story. Väga crazy. Nii, järgmise loo pealkiri on kohutav juhataja. Hei Kaisa, tahtsin sulle rääkida loo enda eelmise juhataja kohta. Töötasin lõunatoidurestoranis siis. Nimelt oli ta väga kohatu ja vastik inimene. Kasutas pidevalt ebasündsaid sõnu.
ropendas meeletult palju, rääkis klientide kuuldes suhu võtmisest, pihku roojamisest ja kõike muud ebasobivat. Neid stories on tegelikult kokku 5, aga ma üritan teha väga lühidalt. Nimelt, alustame siis. Ükskord siis küsisin ta käest, et mida ta on enda mehele kinkinud, kuna mu pea oli täiesti tühi ja mõtlesin, et äkki saan mingisuguseid ägedaid ideid. Ja muidugi ideid oli tal palju, aga lõpetuseks pakkus ta mulle välja, et näiteks blowjobi vautšer. Ma olin, et okei. Nii, teine story, et ükskord läksime mu vabal päeval mehega sinna sööma ja meie kõrval lauas istus siis üks naine, kes tellis apelsinimahla. Ja juhataja oli tol hetkel baaris ja toimetas selle talle lauda. Ja möödudes meie lauast vaatas mu mehele otsa ja ütles küsitlevalt, et OG for a BJ. Ja varasemalt olid nad üksteist ainult 1 korra näinud. Ja see siis tähendab, et orange juice for a blowjob. Nii, kolmandaks. Ta body shame'is mind pidevalt, kuigi ma ei ole suur tüdruk, siuke normaalne, 170 sentimeetrit pikk ja ma ei tea, 50-51 kilogrammi kaalun. Ja peale puhkuselt naasmist tuli mu ette, silitas mu kõhtu ja ütles, et oi, sina vist oled küll ainult purksinaast sisse ajanud. Ja kuigi see reis oli meeletult aktiivne ja ma ütlen ausalt, et ma võtsin isegi alla seal reisil, aga neid body shame imisi oli meeletult palju. Ma ei tea, küll oli mu tagumik liiga suur, siis see oli jälle liiga väike, samamoodi rindade kohta. Ma ei tea, lõualott, mis mul on olematu, see jäi talle pidevalt ette ja nii edasi. Ja siis ükskord olin ma haiguslehel, mul oli mingi mega kõrge palavik ja whatever. Ja ma tulin tööle tagasi, ma ei olnud veel 100% terve ja ta teadis sellest, sest ma hoiatasin ette, et mul oli hääl ka veits ära ja nii edasi. Ja siis ta tuli mu juurde ja küsis üli ebameeldiva häälega, et do you feel bad? Ja siis ma vaatasin talle otsa ja mõtlesin, et jah, et ma ei ole küll päris terve veel. Ja siis ta megalt naeris selle peale, keeras selja, lihtsalt läks minema. Nii, ja järgmine story siis. Ühesõnaga, naistel on päevad ja need võivad olla väga kohutavad. Ja mina olen kahjuks üks nendest õnnetutest, kellel on need väga kohutavad. Mitte küll alati, aga tihtipeale. Ühesõnaga, oli siis periood, kus ma võtsin iga kuu vähemalt 1 päeva, vahest ka 2 päeva haiguslehe sellepärast, et ma lihtsalt ei suutnud voodist püsti tõusta. Alati, kui ma voodist püsti tõusin, mul olid jalad tuimad ja ma lihtsalt kukkusin voodi kõrvale maha. Ja ma kirjutasin talle, et hei, et olen sunnitud haiguslehe võtma, aga homsest olen tagasi tööl. Sest ma teadsin, mul on alati teine päev on kõige hullem ja 3. päev on juba okei. Ja siis selle peale ta kirjutas mulle, et tead, et päevad ja naiseks olemine ei ole haigus ja me kõik oleme naised ja mina olen rase naine veel peale kauba. Ühesõnaga, ta oli oma teise lapse ootel siis. Ja ükskord ma siis koormasin enda randme üle, ehk siis mul tekkis tänu sellele, mingi närv jäi vahele ja mul tekkis siis närvipõletik ja randmest siis kandus see edasi õlga ja see ei ole tänase päevani paranenud. Ja sellest on nüüd peaaegu et 2 aastat äkki möödas, kui mul see viimati oli. Ja kirjutasin talle siis, et ma võtan haiguslehe ja siis alati, kui keegi oli haige, siis ta pidi teadma, mis tal täpsemalt on. Kuigi tegelikult ei ole see tööandja asi. Nii et kõik, kes siin kuulavad, palun teadke, et tööandja asi ei ole teie tervislik seisund. Tervisliku seisundi hindaja ja inimene, kes peaks teadma, on ainult arst või pereliikmed, mitte juhataja ega tööandja. Ühesõnaga, mina seda tol hetkel ei teadnud. Ja ma ütlesin talle siis, rääkisin story ära ja siis ta kirjutas mulle selle peale, et tema ikka ei usu ja tema ei saa sellest aru, et mis mõttes, et 20-ndates inimene, et kindlasti mul on siis mingi luude hõrenemine või krooniline haigus või mida iganes, on ju. Ja ma kirjutasin talle selle peale, et palun ära kommenteeri minu tervislikku seisundit ja nii see jutt jäi. Ja kui ma siis tööle naasesin, siis ta hakkas kommenteerima ja halvustama seda kõike ja ma ütlesin talle, et mina suhtlen ainult enda perearstiga ja kõik enda tervisest, et tema ei ole inimene, kellega ma räägin. Ja senikaua, kuni tal ei ole arsti valdkonnas mingisugust haridust, siis mina temaga sellel teemal ei suhtle. Nii, ühesõnaga, see selleks. Ja kuna ta oli juhataja ja mina olin saali perenaine, siis mina pidin võtma tema tööülesanded üle, kui tema läks puhkusele. Ja ma tegin seda
ja kui tema tuli puhkuselt tagasi, ta ei võtnud enda tööülesandeid tagasi, vaid tegin mina ikka neid edasi. Ja põhimõtteliselt mingid asjad, kui mul tegemata jäid, sest mul lihtsalt töökoormus oli nii suur ja ma ei jõudnud neid kõiki teha ja ma andsin talle märku, et kuule, see jäi tegemata. Ja ta leidis põhjused, miks panna mulle seletuskirjad lauale, hoiatused lauale. Ja lõpuks siis päädis see sellega, et ta lasi mind lihtsalt lahti. Hoiatused olid siis niimoodi, et lükkas mulle lauale, ütles, et pane allkiri alla, muidu lendad siit nii või naa. Ja ma ise olin loll, et ma panin need allkirjad tegelikult alla. Aga jah, ma väga loodan, et see lugu inspireerib võib-olla teisi kuulajaid, kes on küüsis või noh, nii-öelda peavad taluma sellist suhtumist tööandja poolt, juhataja poolt, mis iganes. Palun pange lahkumisavaldus lauale ja minge sealt lihtsalt ära. Ettevõtteid on palju, töökohti on väga palju, kes just sind tahavad ja kes suudavad sind hinnata ja väärikalt kohelda. Et ära palun talu sellist suhtlemist ja suhtumist iseendasse. Oh my god, kui õudne inimene. Nagu kõik, mis sa rääkisid, oli lihtsalt kohutav. Nii kohatu inimene, matslik inimene ja lihtsalt ebameeldiv. Ja vot see ajab mind nii kettasse, kogu see haiguslehe teema. See on nii levinud, et ülemused hakkavad spekuleerima. Kas ikka oled haige, mis haigus ikka on, kui kaua sa võid haiguslehel olla, et see on nii kohatu ja ebameeldiv, sellepärast et täpselt nagu sa ütlesid, siis seni, kuni sul ei ole arstiharidust ja sa ei ole minu perearst või muu raviarst, siis ma ei pea sulle ei midagi seletama, sinu mingeid veidraid kommentaare taluma ega kuulama, ega ka mingit tervisealast nõu sult võtma. No täiesti kohatu. Et ma loodan, et see on paranemas, et kahjuks küll ma nagu siiamaani ikkagi kuulen aeg-ajalt siit-sealt mingisuguseid lugusid, kus selle haiguslehega on mingi kamm ja inimesed tunnevad ennast nii süüdi, kui nad võtavad haiguslehe. Aga nendes hetkedes nagu kuigi ma olen ise olnud selles olukorras kunagi ja ma tean, et see on lihtsalt nii ebameeldiv, aga ma siiski tahan südamele panna, et mitte ükski töö ei ole olulisem kui sinu tervis. Et kui me nüüd paneme ikkagi selle nagu prioriteetide järjekorda need asjad ja vaatame sellist suurt pilti, siis see su töökoht on su tervise kõrval ikkagi väga mitteoluline. Kuigi ma saan aru, raha teenimine, see on muidugi see on oluline, aga kui sul ei ole tervist, siis mida sa selle töökohaga teed, on ju? Ehk siis ikkagi tervis esikohale ja mingisugune vinguv ülemus ei ole põhjus, miks mitte võtta haiguslehte või hoolitseda oma tervise eest. Ja tõesti, kui olukord on ikkagi väga hull, mis näiteks siin olukorras oli, see oli tõesti töökius ja üks asi teise otsa, ma kujutan ette, et tegelikult neid lugusid oleks ja veel, on ju, et siis hakata aktiivselt otsima teist töökohta, kohe väga aktiivselt. Et ei ole mõtet ennast piinata, paraku võtab töö meie elust nii suure aja ja kui see on ebameeldiv koht, kus käia, kus sa pead taluma mingisugust jubedat kohtlemist, siis see rikub sinu elukvaliteeti ja see lihtsalt ei ole väärt seda. Ma kohe läksin närvi. Läksin nii närvi. Õudne inimene ja siukseid on meie keskel, kes käituvad teistega niimoodi. Jube. Hei Kaisa, minu teemaks on siis töömured. Nimelt ma aasta tagasi töötasin ühes ettevõttes, kus ma siis eelnevalt olin töötanud pool aastat, kus nad siis pakkusid mulle välja, et ma võiks messile minna, mis oli nagu Saksamaal ja oli 2 nädalat. Aga kahjuks ma ei saanud sinna minna, sest et tervislikud probleemid. Ja nad palusid mul siis otsida endale asendaja, kes tegeleb siis nende kellaaegade ja see, et kõik paberid, kõik asjad oleks olemas. Nimelt seal messil oleks pidanud ühte projekti siis maha müüma klientidele ja meil oli ka hea koostööpartner, kellel oleks pidanud siis projekti esitlema. Ülemus teadis sellest projektist, tootmisjuhataja teadis sellest projektist, ma veel andsin kõik paberid, kõik asjad neile ja nad teaksid, kuidas seda esitleda, kõik slaidis, show'd, kõik asjad. Aga siis nad lubasid mul siis selle messi aja siis teha kodukontorit, et ma siis vajadusel käin siis tootmises, kui on nagu vaja, aga enamus asju ma teen nagu kodus, millega ma olin siis nõus. Siis lõpuks olin 2 nädalat olid nad Saksamaal ära olnud ja siis tuli selline kiri, et
sa oled lahti lastud. Ma olin nagu küsisin nagu miks, mis mõttes, siis me ei saanud seda projekti esitletud sellepärast, et sind ei olnud seal kohapeal. Siis ma olin nagu kõik info, kõik slaidid, kõik asjad olid teil kaasas, et see oli ainult teie teha lihtsalt see projekt neile esitleda ja kõik on korras. Aga nemad ei osanud seda esitleda ja nii ma siis kaotasin ka poole jaanuarikuu palga kui ka detsembri palga, mis nad siis tead lubasid mul maksta selle töö ees, mis ma siis kodus õhtul hilja tegin, need slaidishood, projekti esitlused, kõik need materjalid, kõik kulud, tulud ja kõik sellised asjad, tootmise teemad. Ja seda palka ma ei saanud. Ja päeva pealt lasti ka lahti. Esitasin ma siis Tööinspektsiooni avalduse, et selline mure on. Tööinspektsioon siis oli täiesti nõus minuga, nad said siis rahatrahvi. Aga mina kui kompensatsiooni midagi ei saanud. Ehk siis ühesõnaga ma tahan lihtsalt teile öelda seda, et kui ülemus on midagi lubanud teil millegi eest maksta, siis las ta kirjutaks selle avalikult paberi peale, paneks allkirja alla. Sellepärast muidu lihtsalt ei saa seda kuidagi tõestada, et sa seda tegid ja need puhtad lubadused, et lihtsalt olge hoitud ja kaitske iseennast kui ka teisi, kui näete enda sõpra kedagi hädas selle probleemiga, kus ülemus ei maksa palka või niisugust, et te ei ole sellega ainult üksi. Aitäh! Jaa, kohe kindlasti kõik siuksed asjad, kui mingid palkasid ei maksta välja ja üldse ma tahaks öelda ka, et kui ebaõiglaselt vallandatakse, siis sinna Töökaitse Inspektsiooni kohe. Et ma olen ikkagi väga selle poolt, et sellised tööandjad peavad karistatud saama, et ei ole normaalne inimesi üle lasta ja ma ei tea, ebaseaduslikult vallandada ja mida iganes lihtsalt teha nii, nagu endal lihtsalt nagu pähe tuleb, on ju. Et aga sellega ka absoluutselt nõustun, et kõik asjad kirjalikult. No ma olen kuulnud, et piisab ka mingisugusest meilivahetusest, et kui see on ikkagi kirjalikult öeldud, et siis peaks ka sellest piisama, aga no muidugi ideaalne, kui on ikkagi mingisugune kirjalikult vormistatud ka leping koos allkirjadega, aga suusõnalised asjad paraku ei maksa jah mitte midagi, nii et seda pidage kõik kindlasti meeles. Ja nüüd vist meil on viimane tänaseks. Minul oli siuke olukord, et ma olin ühe kaupluse juhataja ja see pood, kus ma olin juhataja, neid poode Eestis oli 2. Koolitasin välja ka teise poe juhataja, ühesõnaga Eestis koolitasin siis sisuliselt kõiki välja ja juhtus siuke olukord, et tekkis võimalus minna kooli. Ja peale seda, kui ma andsin oma ülemusele teada, et ma olen minemas ülikooli, et ma tahaksin osakoormusega tööd teha, siis nad panid mu ultimaatumi ette, kas sa käid tööl või sa käid koolis. Ilmselgelt ma valisin, et ma lähen kooli ja asi lõppes sellega, et see pood pandi kinni, sest et nad ei leidnud uut juhatajat ja teine pood, mis Eestis oli, pandi ka kinni ja nüüd peale seda, kui ma siis ära läksin, seda poodi enam Eestis ei eksisteeri. Oh my god, ma nii tahaks teada, mis pood see on. Aga see on ju parim fuck you üldse. Nagu ebanormaalne ultimaatum, mille ette oma töötajad panna, et sa kas lähed kooli või sa töötad. Väga õige valik, et sa läksid kooli ja lihtsalt nagu näha seda kõike lagunemas, sellepärast, et ilmselgelt sa olid tegelikult mega vajalik töötaja ja sind lihtsalt ei väärtustatud piisavalt kõige selle panuse eest, mis sa olid sinna andnud. No, kui hea nagu kättemaks justkui, aga ilma, et sa tegelikult oleksid midagi ise pidanud üldse tegema. Jah, väga hea. Sellise ja lõppu väga hea lugu, ma ütlen. Aga ma tahaks aega teada, mis pood see oli. Mida oli 2? Ma ei tea niimoodi. Okei, kuulge, aga minu arust olid põnevad lood. No üks kingitustest läheb kohe kindlasti sellele, kellel oli see kohutav juhataja, kes muudkui haiguste pärast inises ja kõike muud matslikku veel, nii et sinule ma annaksin siis 50-eurose Lidli kinkekaardi. Ja esimesele loole, mis üldse inspireeris kogu selle episoodi, ehk siis see ülemus, kes saatis tikpikke ja ahistas, sinule ma annaksin siis need biodrooga näohooldustooted ja kast Heavenlit läheb viimasele voice'ile, kus siis sinu lahkudes kukkus kogu asi kokku. Ja suur aitäh kõigile, kes voice'id saatsid ja tänaseks tõmbamegi otsad kokku.
ja näeme-kuuleme järgmises episoodis. Tšau!